Tere! Pindalatüübid võimaldavad põldudele määrata tihti kasutatavaid pindala väärtuseid. Kui tavapäraselt on põllupindalaks kultuurialune pindala, siis näiteks taimekaitsetöödel on vaja tihti kasutada ka vähendatud pindalasid. Vähendatud pindala nõuavad ohutusalaga taimekaitsevahendite kasutamine. Seega võimaldavad pindalatüübid ette ära defineerida põldude pindalad, mis vastavad erinevatele piirangutele. Hiljem töökandeid lisades saab loodud pindalatüüpe kasutada ja seega ei pea käsitsi pindala arvutamisega tegelema. See aitab vältida eksimusi tööpindalade määramisel. Enne pindalatüüpide loomist tasuks võimaluse korral seadistada PRIA ühendus ja sünkroniseerida põldude andmed. See tagab, et põldude kultuurialused pindalad ja põllu geograafilised kontuurid on uuendatud ja vastavad tegelikele andmetele. Aga hakkame siis pihta. Loome uue pindalatüübi. Kõigepealt tuleks valida, et mille alusel täidab abimasin uue pindalatüübi esialgsed pindalaväärtused. Vaikimisi kasutatakse põllu praeguseid kultuurialuseid pindalasid ja neid saab siis käsitsi vajadustele vastavalt muutma hakata. Aga valikus on veel kasulikke võimalusi, näiteks ääreala võrra vähendamine. See arvutab põllu pindala tema geomeetria põhjal, nihutades ette antud meetrite võrra põllu välisserva sissepoole. Kuna arvutamise aluseks võetakse põllu geomeetria, siis see on ka põhjus, miks enne sellist tüüpi pindala lisamist on mõistlik põldude andmed esmalt PRIA omadega sünkroniseerida. Samuti on valikus võimalus arvutada ainult ääreala pindala. See on kasulik siis taimekaitsetöödel, mida soovite teostada ainult põldu ümbritseval äärealal. Ja viimase valikuna saab luua pindala protsendilise muutmise abil. Ette antud protsendi võrra siis vähendatakse või suurendatakse kõikide põldude pindala numbrit. Aga valime hetkel siis ääreala vähenduse arvutuse ning määrame ääreala laiuse meetrites. Pindalatüübile saab ka vabalt määrata nime, mis on teie jaoks arusaadav ja loogiline. Aga abimasin aitab ka ise nime määramisega. Ja nüüd võimegi pindalatüübi salvestada. Juhul, kui mõne põllu geograafiline kontuur puudub või erineb oluliselt põllule määratud pindalast, siis ei ole automaatne arvutamine võimalik. Need pindalatüübi pindalad, mida ei õnnestunud automaatselt arvutada, värvitakse punaseks ja nende väärtused tuleb käsitsi täpsustada. Punaseks värvuvad ka pindalatüübi väärtused, kui põllu tegelik pindala muutub olulisel määral. Ka siis on vajalik käsitsi pindalade kontrollimine ja kinnitamine. See aitab vältida olukorda, kus üle aastate pindala muutub, aga pindalatüüpide pindala uuendamine ei olnud kohe meeles. Mõistlik on üle kontrollida ka need pindalaväärtused, mille arvutamine õnnestus. Pindalatüübi väärtuseid hakatakse hiljem kasutama töökannete loomisel ja seega on väga tähtis, et kõik väärtused oleksid täpsed. Ja loomulikult on soovi korral ka kõik väärtused käsitsi vabalt muudetavad. Pindalatüüpide juures on 2 olulist aspekti, millele tähelepanu pöörata. Esiteks, pindalatüüpide kustutamine ja muutmine ei muuda juba olemasolevaid töökandeid. Pindalatüüpe kasutatakse ainult töökande lisamise hetkel. Seega pindalatüübi pindalased hiljem muutes tuleb käsitsi ka töökannete pindalad parandada. Pindalatüüpe lihtsalt lisada või kustutada võib igal hetkel. Ja teiseks, pindalatüüpe, mis on abimasina poolt arvutatud põllugeomeetria põhjal, saab korduvalt uuesti arvutada. Näiteks kui muutus põllu kuju, saab pindalatüüpi redigeerida ja jooksutada automaatne arvutamine uuesti. Siis arvutatakse automaatselt ka pindalad uuesti. Ohukoht siin on see, et kaduma lähevad ka käsitsi tehtud muudatused. Nüüd, kus pindalatüüp on edukalt loodud, näitan kiirelt ka nende kasutamist. Esiteks on mõistlik taimekaitsevahenditele, millega peab tööalust pindala vähendama, määrata juba loodud pindalatüübid. Lähme haldus ja taimekaitsevahendid alamlehele. Valime ühe taimekaitsevahendi, millel on kasutuspiirang. Pindalatüübi ettemääramine aitab töökannete lisamisel vältida vigu
kuna abimasin saab tuletada meelde vähendatud pindala kasutamist. Nii, ja lähme lisame nüüd ühe taimekaitsetöö. Kui valida taimekaitsevahend, millele on määratud pindalatüüp, siis abimasin soovitab selle pindalatüübi kasutamist. Lõplik pindalatüübi otsus jääb siiski kasutaja enda teha. Ja isegi kui tarvikule ei ole pindalatüüpi ette ära määratud, siis saab töökande lisamisel ikka pindalatüübi valida. Pindalatüübid toimivad ka, kui lisada töökanne korraga mitmele põllule või mitmele tarvikule. Aitäh kuulamast!